meil on mingi teatud anum ja selles anumas on meie mingine energia ja siis inimesed käivad näiteks reisil, käivad oma 2 nädalat retreatil ja siis tulevad tagasi, et ma tundsin ennast seal nii hästi ja ma jõuan tagasi ja ma olen täpselt samasuguses augus ja siis see naine kuidagi seletas nii ilusasti, et sa teedki kõike asju, käid massaažis, joogas, teed seda projekti, aga selle anumas all on augud ju ja see kogu aeg voolab tühjaks ja siis sa mõtled, aga ma ju teen seda kõike, et miks ei ole. Ja see anu, millest võib-olla need aukudest ma räägin, ongi see aus olemine. Et kui palju ma tegelikult siis ikkagi jõuan. Et võib-olla kui me need augud ära parandame, siis ei ole kogu aeg seda. Ja selles mõttes see käib 100% minu kohta. Et mina olen aastaid, mis mina tegin tegelikult valesti ja täiesti tunnistan valesti, et ma võtsin liiga palju ette. Ja just sellepärast, et keegi ütles mulle, et aga kui sa ei tee seda, siis see äriidee napsatakse ära su eest. Ja umbes, et ma mõtlesin, et aga aasta pärast keegi ei armasta mind enam, ma pean selle praegu ära tegema. Ühesõnaga jälle minule endale see rahu tegemine oli väga-väga vabastav. Ja praegu ma olengi valinud endale 1 või 2 projekti ja ma kirjutan järjepidevalt seda välja ja ma kusjuures korrutan seda mantra, iga päev ma kirjutan päevikusse, need asjad rohkem ei tee, ei võta, sest et siis, kui sul tuleb see, mina vaatan oma naistegu tsüklit väga palju, et kui mul tuleb see aeg, kui menstratsioon saab läbi, see tuleb folikulaarfaas, ehk siis mida nimetatakse sümboolselt kevadeks, kus sa oled siuke kevadine liblikas, sa ei kujutada, milline ahvatlus on mul kõigile kirjutada, et saame kokku, nii tore oli sinust kuulda, teen voisse vastu, võtan selle projekti vastu ja kuni tuleb see sügise lõpp, see, mis väljas praegu on, see hakkab juba tulema, siis ma olen selline, et issand, minge metsa, ma ei taha mitte kedagi näha. Et ma arvan, et seda kõikumist me tunnetame ka nagu liiga palju, et tegelikult võiks võib-olla kogu aeg olla selline hea nivoo.